Tere tulemast Puhtna naiskoori 10. kontserdile. 10. juubelikontserdile. 5 aastat tagasi alustas kontsert Rebase Sirje salmidega nimelt nii. 2 ansamblit ohvriks toodi, Puhtnas laulukoor loodi. Eesmärk ühine neid sidus, ühes hingamise pidu. Selle nimel tehti tööd, lauldi kodus, lauldi tööl. Puhtna kandi laulukoori traditsioonid on kaunis pikad. 1879. aastal kogus Semikooli vana juhataja Karl Ludvig Reinomägi kokku koolilapsed Varudi ja Uhtna vallast ja peeti ühine ühislaulmine. 5. laulupeol osales juba Kohala meeskoor 17 lauljaga ja naiskoor 33 lauljaga. 1950. aastal, kui oli üks suur võistulaulmine, Kohala koor võitis esimese koha. Tol ajal oli koorijuhiks Ella Lillo, Kohala kooli direktor. Aga ma tahan siia veel lisada, et meie dirigendid on küll siia muilt maalt tulnud, aga nende pered on seotud meie vanade laulukoori traditsioonidega, sest Elina Ämm laulis pikalt Kohala ja Uhtna segakooris ja Mirja mehe ema, vanaema laulis ka seal kooris. Ja täna 2 lapselast, Maila ja Liisa, laulavad ja jätkavad seda pikka traditsiooni. Meie kooril veel konkursi diplomeid ette näidata ei ole, aga võib-olla ei olegi see kõige tähtsam. Kõige olulisem on, et me kõik armastame muusikat. Naiskoor alustab oma kontserti. Nüüd kuulete Pärt Uusbergi laulu Muusika. Tegemist on esmaettekandega.
naiskooride repertuaari Kullafondi kuuluvad Miina Härma laulu Ei saa mitte vaiki olla. See laul oli ka 2014. aasta üldlaulupeo kavas. Seoses 2014. aasta üldlaulupeo valikkooride kontserdiga meenub lugu, kuidas tädi Linda nii-öelda tanki panime. Kontsert lõppes hilja, pärast 11. Ükski buss ei sõitnud ja taksot oli lausa võimatu saada. Nii me siis läksimegi täiesti juhusliku autoomaniku juurde, kes pakkis parajasti lauluväljakul oma puhvetit kokku ja näitasime kurvalt tädi Linda poole ja selgitasime, et ta ju ei jaksa jalgsi Lasnamäele minna. Saimegi jutule. Toppisime auto naisi täis ja varsti olimegi ööbimiskohas. Jätkame rõõmsamate nootidega. 2010. aastal Sakas toimunud Virumaa laulupäeval, mis kandis nime Laulud paepealsele maale, sealt on meie veel kavasse jäänud Alo Ritsingu Üks rõõmus laululugu ja Raimond Lätte laul Päikene, see päeva perenaine. Ja lõunapuu
Pasuna-koorile. Pasuna-koori ja Uhtna naiskoori seovad pikaajalised sidemed. Koos on antud kontserte, käidud ühistel väljasõitudel nii kaugemal kui lähemal. Neist kaugemad on Abruka saar, Võrumaa ja Läänemaa. Unustamata oligi merereis Saaremaalt Abrukale väikese pähklikoorega, mis kandis küll uhket nime Elisabeth, kuid kõikus tormis jubedalt. Vastuvõtt oli saare rahvale kohaselt soe ja sõbralik ning ühine laulupidu, mis algas peale ametlikku kontserti, kestis varaste hommikutundideni. Ja järgmiselt kuulete Uhtna Pasuna-koorilt 4 pala. Ja neist esimene on Raimond Valgre, ma loodan, et saan sellest üle.
ja taas on teie ees naiskoor. Olav Ehala laulud on kooris lauldud pikalt. Need Ehala laulud on küll keerulised, aga neil on siiski kindel koht. Ma tahan olla öö on olnud nende repertuaaris juba mitmeid aastaid ja nüüd ta siis kõlab. Meie dirigent Mirjam on võimeline isegi norra keeles lugusid teadvustama. 3 järgmist laulu on aga inglise keeles. Kohe hakkab kõlama ansambli ABBA-repertuaarist Thank you for the music. Meie dirigent Elinale oli selle pala esmaettekanne tõeliseks üllatuseks. Nimelt oli laul selgeks õpitud salaja koori 5. juubeliks ja Mirja tehtud tekst oli pühendatud Elinale. Oli näha, et see võttis silma märjaks küll. Thank you for the music. Klaveril saadab Lee Escott. When I tell
järgmine laul viib meid jõulumeeleolusse. Sing Ding Dong on kavas alles 2 aastat. Selle ploki lõppu jätame lauljate lemmiku Leonard Coheni Halleluuja. Laul on kavas alates 2015. aastast. Solist Katrin Tütson. But you don't really care for music, do ya?
siis on Uhtna mandoliiniorkester. No nende vanus nüüd naiskoori 10. veel ei küündi, aga küllap nad järele jõuavad. Juba 5, peaasi 5 veel ei tule. Nii et kõigepealt kuulete nende esitusest 4 lugu. Esimene lugu on siis sünnipäeva lugu. Tegelikult me mõtlesime kõik lood enam-vähem sünnipäeva lood. Loo autor on Benny Anderson, see kes Apas tegi neid lugusid. Üks, kaks, kolm, kaks.
1-1. Sina pead ütlema. Järgmise loo laulab Raudo. Ja ise ei julge öelda. Eks ma häbelik olen, jah? Mida hakkame varmalt üles korjama. Need üksikud killud on ülestõstmist väärt. Ja me soovime ikka edasi laulud suur, näoga päikese poole, siis jäävad varjud selja taha. Puhta naisseltsing. Ja me tegime teile lisaks väiksed lilleõied. Nii, siit saate jagada ja siin on niimoodi lauluheli. Jah, lauluheli ja see. Ja naisseltsing. Meie naised on nii vaprad ja kuna meie mõte oli, et see kontsert on tehtud südamega, siis me tahame südamega tänada kõiki neid, kes on meie koostööpartnerid. Me loodame, et enamik neist tuleb meiega sööklasse ja me kavatseme seal teile öelda suure aitäh koostöö eest. Aga me teile öeldes, et tema ei tule. Jah, ei tule. No näe, siis saad sina praegu ja tervitada kõiki naisi. Mina ei oska paberit rääkida. Ei oska lugemine on kõik oli super. Kallid naised, sügav kummardus teile. Teid tervitab lauluklubi Külast külla. Andke aga tuld, andke laulutuld. Arvan, et aastaringide kasvu ja laululüsti vahelise seose võib tänasel päeval iseloomustama panna ka juba pea 100 aastat tagasi Karl August Hermanni poolt tõlgitud ühe saksakeelse laulu sõnadega. Mida? Nagu linnutiivul tõstab laulu hääl ülespoole hinge
imeviisi päev. Südant täidab ta rahuväega, laul teeb rinna rõõmsaks, lahkeks, lõbusaks. Meie meeltes headus turul tegevaks, ühtlus, armastus, laulus ikka uus, mis meil kallilt, kaunilt südant liigutab, jumalikult hinge üles äratab. Seda annab aul, vaba, lahke laul. Arvan, et need sõnad on igikestvad tänaselgi päeval. Armas Uhtna naiskoor, et laulud ei lõpeks, et lauljad ei väsiks, et reipus ja noorus kaua teil püsiks. Õnnitleme 10. aastapäeva puhul Uhtna kooli direktor Anne Mäeots ja koolipere. Austatud Uhtna naiskoor, ma kõigepealt tänan teid selle südamega tehtud imelisa kontserdi ees. Te olete saavutanud väga kõrge taseme. Ja on väga tore ja väga uhke, et siin meil on selline koor, mida pole kaugeltki mitte igas külas või kogukonnas. Ja minul on eriti tore öelda, et siin kooris laulab koguni 5 minu kallist kolleegi. Elina, meie muusikaõpetaja, Mirja, meie muusikaõpetaja, Rita, meie õpetaja, Karin, meie juhi abi ja Laidi, meie õpetaja. Suur aitäh teile ja jaksu jõudu. Aga kõikidele teile palju õnne ja ikka tahet laulda ja soovin teile kõigile ka hästi ilusaid kontserte siin lähedal, aga ka kaugemal. Palju õnne ja jaksu. Aga veel siin Sõmeri lasteaia ja Uhtna lasteaia poolt Sõmeri lasteaia ja Uhtna lasteaia perepoolt veel niisugused sõnad. Laul on see, mis kosutab hinge. Laul on see, mis maandamas hinge. Laul on see, mis liitmas on rahvad. Laulev rahvas ju ääretult vahva. Laul on see, mis unele suigutab. Laul on see, mis uniseid virgutab. Laul on see, mis paljud meil õpetab. Laulab inimsuu, laulab ka lind. Laulame siis, kui valu täis rind. Laulul on tohutu võim ja vägi. Meiegi rahva ju laul vabaks tegi. Kõlagu ikka teine laul. Siin peal on 1 tund helifailide lisamist arvutisse, 2 tundi helifailide kirjutamist CD-le, 3 tundi helifailide tõstmist mälupulgale, 4 tundi nootide paljundamist ja 5 tundi abikroonika koostamisel. Ja see ütleme, et vägevad. Kallid tüdrukud, kui ma vaatan seda numbrit 10, siis selle koti sisu ei läheks nüüd mitte. Aga kui naiskoolile läheks see hästi ja meie tagasihoidlik väike kollektiiv ansambel Törts soovib teile edu, jaksu ja jõudu, olge ikka tublid
oma perele, oma kolleegidele, sõpradele ja kogu Eesti rahvale. Selle konti sisu pealt on kõik maksud makstud. Ma lõpetuseks ütleks niimoodi, jah, ilma teiste meeste naisteta on kurb ainult. Me ei oleks täna siin teie ees, kui meil ei oleks kahte imelist inimest, kes meid iga nädal viitsivad kokku kutsuda, viitsivad meid ära taluda, meie vingumist, meie möödalaulmist, meie õnnestumisi ja vahel ka ebaõnnestumisi, peab tunnistama. Aga neid on õnneks vähe. Aitäh teile, Elina ja Mirja, et te näete meiega nii palju vaeva ja tänutäheks olete nüüd ära teeninud väikese puhkuse, mille leiate siit kinkekotist. ja mandoliiniorkester. Kiri Pinocchiole. Oh
laulu aluseks on see GSL-i luuletus, mille tõlkis August Saam, viisistas Ülo Vinter. Kuulete laulu Esimene lumi. kelle laule on lauldud rohkem kui paaril korral ja tänagi kuulete te kahte tema laulu. Kõigepealt, kui jaamast lahkub rong ja solistiks Katrin Litson.
valana kõlab Tänav on vaikne ja seejärel on teil võimalus meie tänaseid päevakangelasi tänada ja õnnitleda. oi, te olete imelised, millist kirge, vägev ja emotsioon on teie laulus. Ega asjata ei ole öeldud, et me laulsime ennast taas vabaks. Ma hakkan seda juba uskuma,
et lauluga on võimalik võita kõik raskused. Seega ma soovin, et te hoidke seda esivanematelt saadud kultuuripärandit ja pärandage see kindlasti meie lastele või lastelastele edasi. Sest nii kaua, kui on meie koorilaul, pillimäng ja ka rahvatants, mis täna siin ei olnud, siis ma olen väga kindel, et nii püsib ka meie Eesti rahvas. Seega olgu teil siis seda energiat, väge ja vaimu seda kõik edasi kanda. Aga et see teil kõik õnnestuks, selleks on teil ju vaja juhti, kes teid kogu aeg koos hoiab. Ja seega me tahamegi anda juhtidele valla poolt tänukirjad, Annika loeb need ette ja mina annan lillekingu. Nõus. Aga ennem kui ma loen ette, siis tõesti nagu Maido ütles, lisaks sellele kingitusele, millest just laulusite, olete teie saanud veel ühe kingituse endale. Armastuse laulu vastu ja seda kõike teistele jagada. Aitäh teile, naised, kes te leiate selle argise kõrvalt aega kokku tulla ja seda suurepärast oskust teistele jagada. Aitäh! Aitäh teile, Liina ja Mirjam, et te need naised kokku võtate ja seda kõike annate. Noodimärkide salakeel sisaldab loomise teadust. Iga tajutav heli on tähtedelt sõnumitoojaks. Nende kaudu sa koged elu imelist tarkust ja headust. Nii on öelnud Virve Osina. Hea dirigent Elina Peri. Sõmmeru vallavalitsus tänab sind laulutraditsioonide hoidmise ja edendamise eest. Sõnad ka Mirjale. Nii ja nüüd veel üks asi. Ma tahan teile veel teha kummarduse selle ilusa läkituse eest, mis teie tegite mulle pulmapäeval. Aitäh! Aitäh kõigile kuulajatele, aitäh kõigile sünnipäevalistele ja nüüd palume kõiki, kes on eelnevatel aastatel meie kooris laulnud, vähemalt Priilis näitasin ja äkki keegi veel, tule appi laulma meie laulu Puhtad jõgid. Ega näete, palju ei olegi, need, kes meie juurde on jäänud, need on nagu kohe liivile jäänud.